Veiko Õunpuu. No Mati, kas lähme toome selle rondi mere äärest ära? Veiko Õunpuu hüppas filmi nagu kont võõras pulma. Olles õppinud ärijuhtimist, kirjandusteooriat ja semiootikat, siis maalikunsti, oli ta ühtäkki valmis debüteerima filmiga Tühirand, mis aga polnudki lihtsalt debüüt ja katsetus, vaid tugev, värske ja äge hüppe kinoareenile. Kas sa kurat oled, sa julgetad armust? Ma armastan. Aga Helina on see, kes otsustab. Õunpuu asetab oma filmides oskuslikult kõrvuti koomika ja traagika, nii et kumbki ei lihvi teiselt nurki maha. Sul on auto valesti pargitud. Kuidagi on need Õunpuu tegelased ikka end elutoa nurka värvinud. On sul vaja panna neid siia, on vaja või? Kurat egoist! Ja ei saa öelda, et Õunpuu neid trööstiks või jagaks lubadusi, mida elu ei suuda täita. Õunpuu teisest filmist sai kohe menuk. Ja ehkki Sügispalli aluseks on Mati Undi romaan, siis Õunpuu jaoks on see tekst nagu rattad lennukile, aitavad maast lahti tõusta, et siis Õunpuu saaks ise mõnuga edasi purjetada ja arendada oma soodu seda inimese saamatuse, suletuse tunnet ja süveneda elamise jaburusse. Näed nüüd raisk! Ja kui publikusõbralik Sügispall jättis filmisõbra ootama uut Õunpuu filmi, siis Pühatõnu kiusamist tajusid kiusamisena ka paljud kinovaatajad, aga teadlikumad ja parema maitsega inimesed olid rahul. Hea inimene. Režissöörina on Õunpuu nagu šveitser Teo, kes peaks olema restoranis inimeste pärast, aga ajab oma asja ja jookseb vabalt. Sa andsid talle minu tossud või? Ma andsin need vanad narud ja... Kuule, need on minu lemmik tossud ju. Ja millal sa neid viimati kasutasid? Ma käin jooksmas nende tossudega ju. Illu, millal sa viimati jooksmas käisid? Kuule, praegu on sõda, sõja ajal ei käida jooksmas. Siis ongi kõik hästi!